Keskuse rahvaraamatusse. Meil on täna tõeliselt tore õhtu tulemas ja on suur rõõm, au ja eelisõigus olla täna nende hulgas, kes saavad esimesena katsuda ja vaadata ja imetleda ahjusooja roosiraamatut. Eesti keeles ei ole neid just ülearu palju ilmunud, viimane oli vist Mart Ojasalu poolt kirjutatud, aga nüüd on valminud uus, üliäge, hästi põhjalik, ma ütleks isegi entsüklopeediline mõnevõrra roosiraamat. Seal on isegi sellest juttu, kuidas roosidest midagi põske saab pista, mida sellega tehakse, et see ei ole ainult sordivalikud. Sellest me kõigest täna õhtul siin räägime. Nii et kõik, kes te olete kohvikus või siin poe peal, tulge siia julgelt kuulama. Meil saab täna tõeliselt tore, roosiline ja lilleline õhtu olema. Mina olen aiandusajakirjanik ja Aiaraadio platvormi eestvedaja Ingrid Senba-Kõvemägi ja minuga koos on siin siis raamatu autorid Merilin Metaal ja Katrin Ruitlane-Rütli. Suur tänu, et te olete nii toreda raamatu kirjutanud. Kui pikk see teekond üldse olnud on? Täiesti aus vastus on, et see on 9 aastat võtnud. Mitte, et raamatu kirjutamine võiks muidu 9 aastat tehniliselt võtta, aga lihtsalt see, et alguses läksime suure hooga minema, siis tekkis üks selline seisak ja paus ja mõned aastad me üldse mitte midagi teinud ja siis tänu Reelikule, kes ikkagi hoidis lootust üleval, et järsku te siiski kirjutate selle raamatu lõpuni, siis võtsime eelmisel aastal ennast kokku ja mina võtsin lõpetuseks sellel aastal 1,5 kuud täiesti pausi kõigest muust tegemisest, et see päriselt siis nii-öelda kaarute vahel saaks elus. Kirjutasid valmis lõputöö? Vähem. Ütleme nii, et redigeerisin kõik, mis oli vaja redigeerida ära, lisasin hulgalt fotosid, sellepärast et enamus fotosid on minu fotod ja kogu selle arhiivi läbikäimine ja õigete piltide leidmine ja see võtab ikkagi meeletu päeva. Aga Katrin, kuidas see idee nagu sinuni jõudis või tuli see kõigepealt sinult ja põrkus Merilinile või kuidas see alguse sai? Olete kuulda, jah? Tegelikult ma isegi ei mäleta, aga tundus, et seda informatsiooni tuli nii palju, aga koos Meriliniga tegelikult ju reisisime, me tahtsime temaga jagada ja tegelikult olgem ausad, et need kogemused, mida me saime ka mujalt maailmast, ma vaatasin, et see on teatud põrkumine siin meie siis koolkondade vahel tegelikult hakkasin ka uurima, kuidas nad üldiselt nüüd aru saavad roosikasvatusest üldse meile on tulnud ja tegelikult meie esimene selline käsiraamat ongi tegelikult 60. aastatest ja seal räägitakse rohkem ka nii-öelda Mitsuuri koolkonnast, sest roosikasvatuse sellised õpetamise niimoodi Krimmist. Ja nähes seda, et kuidas tegelikult roosiaretus ja roosikasvatus käib Euroopas, siis tegelikult julgustas meid ja ma ütleks niimoodi, et tuli mõte hakata ka meie noortele rohkem seda siis õpetusi edasi anda. Nüüd oleks tegelikult väga palju vastu olulised. Ja see, võib-olla see, et inimesed kartsid ka roose kasvatada, siis Euroopa just näitas seda, et roose kasvatamine palju lihtsam kui meie tavalised teenra taimed, mõned sellised püsiviljad või suveviljad, eks ole. Kes usub seda? Kes usub, et roosiga on lihtne toimetada? Me täna kohe me jõuame selleni siin ja kindlasti me räägime, et kuidas siis nii, eks ole. Aga ma sain aru, et te olite nagu omaette sõpruskond, käisite vaatamas roosiraedu ja seda kuhjus ja kuhjus teie sisse, see pidi välja saama ja tuli kaarta vahele siis panna kuidagi. Meie sõprus algasid roosidest, sellepärast, et mulle meeldisid roosid, mulle meeldisid roosid ja ma otsisin
sai roosidega tegeleda. Tekkis ju internetiajastu, siis ma nägin mingit blogi, keegi pani mingit roosi klassifikatsiooni üles. Et võiks ühendust võtta. Aga ma isegi ei mäleta, me leppisime kokku, kas oli Tartus kohvikus, sina mäletad? Mina sellest ei mäleta mitte midagi, mina mäletan seda, minu see ühenduslüliks tegelikult oli Rein Joost, kes kunagi, kuna mina olin roosidest huvitanud värskelt, siis ma võtsin temaga ühendust, käisin Põltsamaal roosiaias ja siis ta ütles, et aga on veel üks noor, kes hästi aktiivselt tegeleb roosidega ja te peaksite omavahel ühendust võtma. Et kuidas see päriselt nagu toimus, seda ma ei mäleta. Ühesõnaga Rein Joost viiski teid kokku. Vähemalt minu versiooni järgi. Väga hea, aga roosiraamat siis ikkagi, et no see ei ole ju lihtsalt raamat, noh nagu me oleme harjunud nägema, et kuna roosisorte on kohutavalt palju maailmas ja neid aretatakse juurde ka Eestis ja igal pool mujal, et ma ei tea, neid võib isegi koduaias tekitada juurde, kui teil on hea käsi, et igaüks saab sellega põhimõtteliselt hakkama, iseasi, kuidas ta püsima jääb, aga et kuidas te nagu saite 400 leheküljele siia kõik selle kokku valatud, kui tegelikult võib-olla me võiks sellest teemast entsüklopeedia kirjutada, et no siin on tegelikult hästi palju sellist kasulikku, mis mulle väga meeldis. Kõigepealt on see, et kuidas rooside teekond üldse on meile jõudnud, eks ole. Neid on ju kohutavalt palju ja praegu on hirmus moodsad need pärsia roosideks silmaga, on ju, et kuskilt tulnud, no, sa ütlesid, et meid on tulnud Krimmist, on ju, siit on imeilusad kaardid ja see on eriline vist sinu õe tehtud, jah. Õele ka väike aplaus, et nii hea käega õge, ilusad illustratsioone on siia teinud, et väga äge. Ise tahtis või sa pidid teda kaua veenma? Ei, ma ei pidanud teda veenma, sellepärast et ta tegelikult minu esimeses raamatus osales samamoodi oma illustratsioonidega. Enne seda oli ta värskelt botaanilist maalimist õppinud ja siis sai nii-öelda käe valgeks. Ja siin oligi täitsa loogiline, et ma küsin, et teaks, kui sa teed mulle mõned joonised, et meil olid mille alusel seda teha ja siis tema nii-öelda interpretatsioon on siin või siis puht sellised väga praktilised joonised. Jah, tema omad on kõik joonised. Aga see raamat muuseas ei ole ainult mingi ajalugu ja klassifikatsioone, siin on hästi palju praktilist. Kuidas te valisite? Haigused muidugi. Tegelikult me tegime alguses sellise nimekirja teemadest, mida me peaksime kajastama ja ma arvan, et kõik asjad ei saanud raamatusse. Ja siis jäid sellised kindlasti vajalikud teemad, et asja mõte oligi see, et raamat oleks väga praktiline, aga samas oleks ta hästi huvitav lugeda. Ja see huvitav lugemine tulebki välja sellest, et siin on ajalugu, siin on päris palju roosi lõhnast ja roosivärvist kui sellisest, mida ei ole väga palju kajastatud mujal. Ja minu arust on üks väga unikaalseid peatükke aretajate peatükk, sest aretajatest ei ole meil kindlasti mitte keegi kirjutanud. Katrin, kuidas, ma saan aru, et see on sinu selline pärusmaa, sa oled nagu seda hästi palju uurinud ja otsinud seda ajalugu hästi palju. Jah, et see on kõik tänu nendele reisidele ja tegelikult, kui sa isiklikult kohtud aretajatega ja me vahetame ka välja väga palju ka toredaid lugusid selles suhtes, kui tahad seda jagada. Et ma igal reisil pean päevikut. Et tegelikult on ka see, et roosisorti tahta osta, siis väga palju tuleb ka see, et milline lugu see roosil samamoodi siis ka aretajate tundmine tegelikult ka lihtsustab rooside valikut. Igal aretajal on ka oma käe. Et kui sa juba oled juba sinna tasemele jõudnud, kus sa juba tunned neid, üks näide on see, et kas ta on siis inglise roos või ta on siis saksa aretajate roos. Et nendel on kohe siin nähtavad lehistik, õljekuju, kasvuvorm, kõik need on nii erinevad. Ja nad sobivad absoluutselt erinevatesse kohtadesse.
kas ei ole nii, et ma ei tea, sakslane on Eestis nagu parem kui inglane ja inglane on alles viimasel ajal meil kliima soojenemisega seoses tulnud, et või saab nagu öelda, et millise maaaretised meile nagu rohkem sobivad? Võib-olla see on selline ka natukene ajalooliselt juba sellised kontaktid olnud. See on juba 30ndatel aastatel, kui oli siis Tallinna botaanikaaeda, kui toodi mitusada saksa sorti ja istutati sinna juba maha. Et see sakslaste aretajatega see suhe on juba eelnevalt juba olnud ja see usaldus loodud. Et võib-olla prantslastega oli natuke teistmoodi, aga prantslased suhtlesid väga palju sandpeterdaris ja siis tulid prantslased meile ja meelestasid, et tegelikult see on jälle üks teema, mis on jälle eraldi võib-olla kirjutamisväärt ja hästi huvitav. Üldse ausalt öeldes, kui taimede ajalugu vaatad, ma olen ise uurinud erinevate toidutaimede liikumist, ma ei tea, kas või seda, kuidas tomat või kartul on üldse siia jõudnud ja nii edasi, et see on nagu tohutult tore lugeda ja uurida taimede ajalugu, sest see on ka inimeste ajalugu ja nii edasi. Aga see ei ole üksnes selline, ma ei tea, siuke nice to know või siuke nagu huvitav öökopiraamat või mida sa õhtul loed seni, kuni nagu siis ära vajud, eks ole, ja öösel siis roosilisi unenägusid näed. Aga ma küsiks nagu selle praktilise poole pealt, et kas on nagu võimalik, et roosi kasvatada õnnestub igal ühel või teeme me siin Eestis midagi nagu väga valesti, et me seda peame ikkagi veidi selliseks kahtlaseks asjaks, et see õnnestub nagu valitutel ja selleks sa pead mingeid erilisi väetisi teadma, seal peab kindlasti olema hobusekraanul, kana on võib-olla liiga kärts, eks ole, siis peab olema nagu väga hea muld, liivased mullal ka ei edene ja üldse ega ma ei tea, minul on nii halb käsi ja siis mul ei edene ja siis tulevad kõik need lehetäid ja haigused, et ma ei hakkagi selle kõigega tegelema. Mis te ütlete sellistele inimestele? Ma räägin kasvukohast, siis minu arust kasvukoht on kõige parem seal, kus kasvab kõige paremini malts, naat, nõges, see on kõige parem kasvukoht. Ja roosi peab olema ikka aias nii palju, et siit on nii-öelda kahvrid ei jõua neid ära süüa. Minu see on, sest ma ei ole ju pritsinud ju 25 aastat ja need, mis jäävad alles, need paneme patta, sööme ära või lõikame siis ka vaasi, et neid roosi peab piisavalt palju olema. Ka vaasi lõigata, just kintida ja nii-öelda gurmeetada. Ja las need siis kahjulikud putukad ka maiustavad, tänu sellele on need kasulikud putukad alles, sest see on toidulaud, see on restoran meile siidele, lindudele, kõikidele lepatriinudele, absoluutselt paljudele putukatele. See on väga hea eluterve suhtumine, et mina olen ise ka seda meelt olnud, et ei pea iga asja puhul haarama müügipritsi järgi ja tegelikult ega see lehetäi on ka nii suhteliselt ohutu tegelane, kuigi teda on palju, võib tunduda, et no nüüd kohe söövad kõik ära, aga tegelikult saab nagu voolikuga ka neid tõrjuda täiesti. Aga mis sa siis ikkagi ütled, no palju nendega jändamist on, sa oled ise pidanud aiandit, müünud neid, näinud, valinud. Sinu teene on see, et eestlane on hakanud armastama ju ka inglise roose, sest sa olid esimene, kes hakkas neid nagu Eestis müüma ja tooma julgelt. Et räägi siis oma kogemusest. Mina võin öelda, et ei ole see raketiteadus ja kui ise hakata katsetama, natukene õppida, lugeda juurde, kuidas seda kõige paremini teha, siis see võib päris hästi välja tulla. Mina ise alustasin 99. aastal ja mina alustasin täpselt samamoodi, ma ei teadnud mitte midagi roosidest, ma ostsin nad laadalt, mis tahes roosid nad olid meil kohalikul saadaval ja tellisin Ameerikast raamatu, highlightisin olulised peatükid ära ja hakkasin katsetama. Ja läbi katsetamiste sain aru, et ei ole pööraselt keeruline ja ei pea alati jooksma kääriga sinna kohe ja ei pea kõiki sealt maha pritsima ja lükkama, et kui mõni roos ongi vilets, ei taha neid pidada, siis ta ei pea osta, siis ta lähebki välja, siis ta ei ole mõeldud sinu jaoks. Aga kui valida ikkagi, nagu meie raamatuski kirjutame, et pigem värskemaid roose, uuemaid aretusi, kus on pandud rõhk sellele, et nad ongi tugevamad talvele ja haigustele vastu pidavamad, siis see tõesti on lihtsam.
ja kui sa ei pea vajalikuks, ütleme, et kevadel lõikad roosid ära ja ei pea vajalikuks enam neid suvel siis edasi lõigata või sul ei ole seda aega lihtsalt, et võib-olla ta ei õitse nii pööraselt rikkalikult, kui ta võiks siis õitseda, kui sa iga kord lähed ja lõikad selle märksõna tõie ära, aga ta õitseb igal juhul, et ta ei jäta sind nagu hätta ja kui saab talle muidugi valima õige koha, onju. et kui seda varju püüad istutada, siis on natukene nutunud küll, et siis ta lihtsalt ei õitse. ja nii nagu Katrin ütles, ikkagi selline viljakas maa peaks olema või? pigem rikkalik jaa, aga ja noh, muidugi on ju öeldud, et väga märja selle pinnasel ja roos ei kasva, aga tegelikult võiks öelda, et Toa tänaval, kus jõgi oli väga lähedal ja ma tean, et see pinnaesi oli suht kõrgel, ikkagi väga hästi kasvavad. nii et noh, see on nii ja naa, muidugi nad basseini tulla ei taha, seda kindlasti mitte. aga Katrin, kas selleni, kui sa ütled, et on sadu roose ja enam see tegeleb ritsimise ja nii edasi, et sul on nagu teatud tasakaal aias ja südamerahu saavutatud, et kas selleni see teekond on olnud ka sama roosiline või oled sa ikka ka nagu neid palju nagu ära tapnud ja on neid palju nagu välja läinud, et kuidas see õppimise kõver on olnud, et kuidas sinna jõuda, kus sa oled praegu? no tänavu ütleme aastaid on olnud ikkagi 1000 taime, roositaime 1200 taime on täna nüüd aias, aga kuidas see algas ikkagi suure ahmitsusega, eks ole, esimesed aastad 200-300 taime, kõik oli emotsionaalne ja nõuanded ja need hirmud, et tuleb kinni katta. Oi, mina tellisin lausa metalli firmast endale kaared, siis ma ostsin meeletutes meetrites kattekangast, tallekangast. tuleb tuttav ette, onju? jah, sest et kes sul siis naisterahvas ka ei lähe metsas, eks ole, kuusoksi tooma, et seda oli näha Põltsamaal ja kuidas kaeti, see oli meeletult koguseid kuusoksi ja igasuguseid materjale. no aastad näitasid ja juba esimene aasta näitas niimoodi, et tuli suuhulmi maha. kangast alla, kanga alla ma ei suutnud pugeda, see oli nii raske, lumi oli seal peal. tekkis mingid augukesed sinna, lumi ära sulasti, tõstsin kanga üles ja põhimõtteliselt roosi polnud. Need roosid põhimõtteliselt oli ära söödud pealt. augukesed oli peenras, sinna olid ka need roosi siis oksad tükeldatud pesaks, pluss see ka viltkangas, see oli tükeldatud pesadeks nii-öelda. nii et kõik põhimõtteliselt maapinnani olid need siis ära söödud, pluss see, et see kangas oli seest ka hallitanud. ja siis sa mõtledki, mis ma siis selle kangaga teen, pesumasinas seda ei mahu ju, kuskil üles ei iputa, et kuidas sa siis desinfitseerid, sest ma olen ka meediku taustaga ja siis ma mõtlen ka, et kõik peab olema A ja antiseptikad, et ka seal olema käärid puhtad ja kangad, et ka seda jälle ei nakataks. see oli, mul ainult midagi teha, panna lihtsalt põlema see asi. noh, eks see oli siis kooliraha, need olid ikka pikad meetrid olid kaari. aga see ei võtnud sult roosi kasvatamise isu ära? see oli jälle, suvel jälle Saksamaale, räägid oma kogemusi teiste kasvatajatega ja mõtlesin, et ei, aitab. ma enam ei jaksa esiteks ja kuuski ka ei ole, et läheb siis ainult puhas nii-öelda põllumuld. ja see põllumuld on tänaseni üks kõige paremaid lahendusi. mingisugust turvast ei liiva, sest liiva peab ära koristama. turvasega on jälle oma tükk-tegu probleemid sellega. ja elu näitab ka seda, et nagunii sa pead roosi lõikama väga palju tagasi, et nad nooreneks, et nad kannaks palju õisi, et nad oleks terved. selleks on ainult kõige parem ennustusviis, hästi tugev tagasilõikus. aga see tagasilõikus tavaliselt jääbki just selle piiri, kuhu me selle mõistlikult
ja tegelikult nad ongi, on veehübriidid, on pinnakatte, on ronivad ramblerid ja igasugused muud asjad, siis kuidas neid lõigata, ka selles on väga head ja põhjalikud õpetused selles raamatus. Nii et nagu Merilin juba ütles, see on praktiline raamat, see on käsiraamat, see on raamat, millest saab teada tausta. See on raamat, kus te kirjeldate ka võib-olla oma mingeid kogemusi või õpetusi jagada, eks ole. Millised kogemused sa oled siin kirja pannud, kas nii sama kibedaid või Katrin? No, ma arvan, et kibedaid kogemusi siin ei ole, et siin on pigem sellest õpitud kogemused, on ju. Ja mina muidugi kirjutan siin selle raamatu lõpuosas hästi palju sellest, kuidas roosi kellega kokku siis panna. Sest mina olen seda usku kui aiadisainer, et puhtad rosaariumid teevad tänapäeval väga vähesed inimesed. Et pigem siis istutada mingite püüsikutega kokku, et see hooaeg oleks põnev. Just nimelt, tegelikult tekibki see küsimus, aga mis ma sinna peenrasse veel juurde panen, on ju, et lähen ostan roosid ja nii edasi, aga mis seal vahel siis on, et roos võtab ju alguses ikka tükk aega hoogu, on ju praegu, meil on juuni algus, no midagi ei ole veel vaadata, noh juulis hakkab, eks ole, see kõige uhke mõitsemisaeg. No ja kes kuidas siis, eks muidugi me igatseme, et oleks selline roos, mis hakkaks juba kevadel õitsema, õitseks lakkamatult sügiseni, õitseks korduvalt, lõhnaks imeliselt, sinna ei tuleks kahjureid ja haigusi ja nii edasi, aga sellist pole vist olemas. No täitsa sellist ei ole olemas, jah. Aga midagi sinna suunas on ka. Aga selleks on ikkagi lahendused, selleks tähendab seda, et tuleb erinevad roosisordid, kes hakkavad kevadel õitsema, esimesena penduliinad ja mairoos õitsema juba palju erinevaid roosisorte. Nii et hea ja õige sordivalik, eks ole, ja seda te olete ju ka siin raamatus kirjeldanud tegelikult ju soovitanud. Muuseas, mis mulle hirmsasti meeldis, oli see, et need roosid olid, need on värvide kaupa siin ära toodud lõpus, et hakkavad heledast kuni tumedamani välja minema, et igaüks võib vaadata, mis temale sobib. Et see oli nagu väga vahva ja tore lähenemine minu meelest. Aga ma ei näinud siin Eesti roosidest juttu, et te olete palju rääkinud sakslastest ja inglastest ja nii edasi. Kas Eesti roosidest tuleb omaette käsitlus? Eesti roos, selles mõttes on Eesti roos, mis on tegelikult Eestis aretatud roos. Ja praegu Eestis tegeleb siis nii-öelda aretusega roosnappuga. Et tegelikult on Eesti roosid täiesti eraldi teema, mis võiks olla täiesti eraldi raamat. Kus nüüd Eesti roosid üldse näha saab, on kindlasti Tallinna Botaanikaaed ja paar roosnappoolist ja paar eraaeda, kes siis spetsiaalselt kollektsioneerivad Eesti roosisorte. Ma tahan lihtsalt seda lisada, et Eesti roos ei ole võib-olla nii... Eesti roosi aretamisel on palju probleeme, eks ole, mida Katrin on pidevalt ka rääkinud, et miks ei ole meil võimalik nii hästi roosi aretada kui näiteks Lõuna-Euroopas, Kesk-Euroopas on ju, et juba need alused ja kookilised ja perioodid, millal seda kõike on võimalik teha, on meil nii lühikesed, meil on selline tiba külm suvi, et sealt lähtuvalt ei ole ka see roosi aretamine Eestis nagu väga kuum teema. Kas roos on nagu selles mõttes nõudlik taim ka nagu tegelemise mõttes või? Et sa korra nagu ütlesid, seda on nii lihtne kasvatada ja siin sa kuidagi nagu ei taha uskuda, et no lihtne. Talveks sa pead teda katma ja matma, siis sa pead teda väetama, roos tahab palju juua. Temale tulevad igasugused täid ja mutukad peale, siis tekib tahmlaiksus on ju ja muid sukseid asju, siis sa pead vaatama, et kuskilt kibuvits ei pistaks pead välja, see tuleb välja sikutada ja nii edasi, et sa kogu aeg pead seal ümberisi jälgima ja siis ta tagasi lõikama ja... Ei pea, ükskõik, selles mõttes, et ükskõik milline taim sul aias on, see jälgib seda tegelevad. Aga milline õitseks näiteks põuaperioodi, nii et selle tõesti juulikuus selle ära kokku, selle tuleb tagasi vaatama. Roos on ainuke, mis õitseb, sest teised on ära näetised näiteks. Sest roosil on juurest, juurekava nii sügav 2+ meetrit. Vanemad roosid veel palju sügavamate juurtega, isegi seal mitme kümnete
seetõttu roos on niisugune taim, kes ajab oma juured sinna, kus ta saab kätte oma toitainet ja veel. Ühesõnaga, roosi istutamisperioodis vajab taim tegelikult vett ja sellepärast on soovitud sügisel istuda. Palju isegi vett tooma, kui lörts sajab, vihma sajab, maa on mõnusalt soe ja märg. Kevadel ma ei peagi vastu, lihtsalt tärkab roos tugevalt. No inimene kardab appike roos, see on ju külmaõrn taim, eks ole, et kuidas ma siis sügisel, siis ta jõua juurduda ja siis ta kõik külmub ära, et kuidas sellega on siis? Ütleme, et kogemus on näidanud, et ei ole kuskil keegi, kas või see kevad. Panin jälle 50 taime, sügisel juurde, kõik olid imelised ja rohelised. Läksid kasvanud veel kiiremini, palju paremini kui siis need vanad taimed. Sa mainisid meile, et eristada võiks, kui rajada roosiaeda või roosiamale koju osta uuemaid aretisi. Aga kui mulle meeldib mõni vana või no ma ei tea, on kindlasti mingisugune näiteks piis. No näiteks piis või ma ei tea, Astrid Lindgren või mis iganes, mõned sellised vaata kuulsuste järgi pandud nimed, võib-olla kellelgi on mingi tähendus või kuskilt vanaema aiast üks vana sort, eks ole, mingisugune selline, et hirmus palju jändamist on temaga siis, aga kas uutega ei ole? Uutega on vähem jändamist, selle vanaga jaa, kui sa oled kindel, et sa seda raudselt tahad, siis sa pead selle saama ja sinna istutama, aga no sa pead teda rohkem jälgima ja võib-olla ta ei ole nii õnnelik ja võib-olla ta ei ole nii rikkalikult õitsel, sest et siis, kui tema kunagi aretati eelmisel sajandil, siis ei olnud kõiki neid näitajaid tal, mida täna roosidel on, eks ole. Et siis sa lihtsalt rohkem tegeled temaga ja kui ta kipub haigeks jääma, siis sa pead arvestama, et ta jääb haigeks, et võib ka teisi nakatada. Kui me võtame täna värskeid roose, mis pigem ei jää kergelt haigeks, siis on nii lihtsam, sest meil ei ole haigustega vaja üldse nagu pead mõõda. Ja, aga mida siis ütelda kõigile nendele roosisõpradele, kes meid siin praegu kuulavad, mina soovitan, tulge sealt kaugemalt ka istuma, et meile siia neid kohti ikka jagub veel. Et mille järgi siis valida, et kust ma tean, kas see jääb haigeks või ei jää, et inimene ju valib ikka õie järgi on ja me ikka valime selle järgi, kas lõhn meeldib, kas värv meeldib, kas see minu, ma ei tea, majaga sobib või see sobib, ma ei tea, läheb kuskile kaskaadi peale või peenrasse pinnakateks, et aga kas see on vale lähenemine siis? Ei, sa võid valida ikkagi, mulle meeldivad need värvid ja ma tahan sealt alustada ja võib-olla mingid kõrgused on see, millega ma olen arvestanud, et mul võiks olla, kui ma tahan madalat, siis on madal roos ja kui ma tahan kõrget põõsast, siis on kõrge põõsas. Aga pärast seda tegelikult on ju olemas meil sellised näitajad nagu ADR, mis on sakslaste kvaliteedi näitaja on ja raamatus toodud. Ja ole hea selgita, mis see ADR on, see on kvaliteedimärk. See on kvaliteedimärk tõepoolest ja neid roose, kes siis selle kvaliteedimärgi saavad, on katsetatakse tegelikult siis 13 siis erinevas piirkonnas Saksamaa, et mitte igal pool Saksamaal ei ole soe, et see on siis mägedes, orgudes, mere ääres, kus iganes ja nad on seal ilma, siis samamoodi on nad pestitsiidivabalt kasvatatud 3 aastat ja igal aastal käib siis komisjon hindamas. Ja tänaseks on muutunud nii, kui varem sai siis väga head siis haiguskindlusega ja tarvekindlusega sordid selle kvaliteedimärgi terveks eluks, nii kaua kui roose müüakse, siis nüüd on see antakse ainult 15 aastaks. Aga sellepärast, et need asjad võivad siis nagu muutuda. Ajas muteeruda ja see on ja nad võivad haigestuda tõepoolest mingi ajaperioodi jooksul. Aga lisaks ADR-ile me teame veel Cordes, Tantau, igasugused muud asjad, inglise roosidest me räägime kohe, aga just need nagu tuntud kaubamärgid, mida me teame juba, ka nõukogude ajal oli Cordese roosid, et need olid niisugused ägedad tumepunased õitsad. Jah, selles suhtes täna on ju konkurents nii suur ja turg on ju absoluutselt kõigile täna kätte saada. See ongi see, et konkureeritakse ja konkureeritakse just nende tervisenäitajate pärast.
sest pestitsiide ei ole enam käsimüügis saada. me oleme rohkem loodussõbralikumad, teadlikumad. Et seetõttu on just omavaheline konkurents on seal tervisenäitajas. Et lõhn on lihtsalt koormus. on roose ju ka, mis ei lõhna, eks ole? Absoluutselt. Ja paljud punased, kusjuures ei lõhna. Klassikaline roos, inimene mõtleb, et kuna roos, see on punane teeküllik roos on ju ja väga paljudel juhtudel sellel ei olegi lõhna. Et pigem on need valged ja roosad, millelt võib oodata seda, et ta oleks siin pikali oma lõhnaga. Ja kui me lõhnast juba räägime, siis kindlasti, kes loeb raamatut, lugege see lõhna peatükk läbi, sest see on korratult põnev. Et roosil ei ole lihtsalt üks klassikaline roosilõhn, vaid roosil on terve selline plejaad erinevaid lõhnasid, mida sa võid siis tunda. Ja inglased näiteks, need on nagu 6 lõhna, mille järgi nad oma roose siis helistavad. Ja selle pildi ma tundsin ära, muuseas kõik, kes on käinud Inglismaale Chelsea aiandusnäitusel, siis seal on David Austini rooside juures alati selline lõhnalipp ja proovisin ise ka, seal oli siis nagu, kas see oli mingi lõhnakokteilibaar või kuidagi nad seda niiviisi kutsuvad. Ja see oli täiesti uskumatu, kui erinevalt võivad roosid lõhnata. Mõni on mõrkjas, mõni on magus, mõni on lääge, mõni on õrn, mõni lõhnab nagu piibele, et muskus, eks ole, väga siuksed tugevad lõhnad, et see on nagu täiesti nõnda, et ei saa öelda, et on roosilõhn, et see on väga erinev, et see on väga-väga põnev. Et aga ma saan aru, et nendel on ka väike kulinaarne väärtus, eks ole, et see ei ole ainult lõhna asi, vaid ka, sa ütlesid, et osad paneb purki. Jah, oma siis meditsiini kõrval ma läksin ka Maaülikooli ja Maaülikoolis ma teadsin täpselt, mida ma magistritööd teha, millest ma tahan teha, see oli roos. Alguses oli mu mõte turvast. Aga seda ei lubatud teha, sest sellest oleks vist natukene pahandust tulnud, eks ole. Tegin siis, võtsin ette siis kroonlehed ja hakkasin uurima just kroonlehtede siis tervislikust. Ja avastus oli väga tore selles suhtes, et kui me teame supertoitidest, me oleme rääkinud ja meil oli aru saada, et mida tumedam näiteks aedvili, kindlasti seda kõige kasulikum ta on. Ja juba selle mõttega ma võtsin ka valged kroonlehed ja võtsin kõige tumedamad kroonlehed sellesse töösse, pluss see, et ma läksin ka poodi ja ostsin siis need spetsiaalselt siis roosinupud tee jaoks, võtsin sinna uuringusse kaasasin ja veel välissõitudelt. Mis siis lõpuks välja tuli, oli see, et need Damaskuse roosinupud, mis on siis kaubandusketis müügil on, et nende kasulikkus ei olnud üldse nii laes, et pigem just meie enda aiasordid ja Hansa näiteks koos olid meil. Tuli välja ka see, et valged või punased, siis nende antioksüdatiivsus oli tegelikult suht võrd, mille arvelt, mitte siis selle tumeda punase arvelt või näiteks leukoantotsioonid, mis on siis valgetel kroonlehtedel, ei ole näiteks ju punastel ja see tõstab ka antioksüdatiivselt piisavalt võrdselt. Kuna mind väga huvitavad sellised uurimustööd just sellest kasulikkusest, rooside kasulikkusest, siis samamoodi ma jäin nüüd sinna toppama selle peale, et valged tegelikult roose fermenteeriti, samamoodi ka punased, aga need manustati ehk siis kasutati seespidiselt spetsiaalsete haiguste puhul. Mille vastu siis roos aitab? Roos aitab vähemalt 36 erineva haiguse vastu, tegelikult kõikide haiguste vastu. Nii et tegelikult ta on siis, kuulub siis vananemisvastaste taimede, ütleme siis tipusõnda. Nii et pole imestada, et ta on igal pool kosmeetikas, et ta on igal pool Ayurvedas, on ta nii seespidiselt kui välispidiselt kasutatud
isegi imikutele roosivett manustatakse rusikatäiega, et tõsta söögiisu. Ühesõnaga, see on jälle üks terve suur paks raamat, kui tuleb sellest roosi kasulikkusest. See on üliäge selles mõttes, et me ei ole ju harjunud mõtlema roosist kui ravimtaimest, eks ole, või kui toidutaimest, aga see on kindlasti hästi tore, siin on ka imelised pildid kõigist igasugustest džemmidest, želeedest ja muudest asjadest. Kas need on teil enda läbi proovitud igasugused koduretseptid, mis te olete siin teinud või kuskilt? Ja see on kas või kokteilidki on meil, koos Merileniga vist tegime seda kokteili. Aga rooside puhul on seal üks soovitus, et kindlasti võiks lisada näiteks midagi hapukat juurde. On see siis kas siis sinul või siis väga populaarne kaarikamakk. Meie Eesti siis roosiaiapidajad on ka panevad ka kirsse sinna juurde, ka pruune. Ja tegelikult roosilehed, kroonlehed maitsevad väga erinevad. Et need, mis on punasest õiest kas või teed tehtud või valgest õiest hästi erineva maitse nüanssidega. Et praegu näiteks õitseb mairoos ehk siis pimpinellifolia pleen. Näärelehine roos. Just valged, hästi tugeva lõhnaga. Võtke see õis, pange tassi, kallake sinna vesi peale ja laske tõmmata veerand tundi ja see on nagu ta maitseb nagu Pärnu õiekõi. Kes proovib ära, minul tekkis küll huvi, ma kindlasti proovin ära ja see on nii tore, et sellel suvel võikski nagu võtta eesmärgiks koguda neid erinevaid asju, kuivatatud lehtedest, kroonlehtedest saab ka teed teha. Absoluutselt, see on kontsentreeritud kindlasti ja saab jahvatada ja saate värskeid õisi, kuivatatud õisi panna oma leiva või saiataina, siis lihtsalt te teate, et see on kasulikkus. Kui te käite ja ostate endale rohelist salatit, kas seal on maitse? Te teate, et ta on kasulik, eks ole? Te maitsestate seda salatit. Et mis siis nüüd roosi igale poole salatit siis segada ja minge maitsta oma erinevad roose ja kroonlehti, kes tõuseb rohkem, mis on kõrnem sobib võib-olla salatisse, tõuseb võib-olla kütsetamisse ja nii. No üliäge, igatahes, kui sügisel tulevad kõik need hoidiste ja nunnu konkursid ja muud asjad, siis palun koguge omale neid roosiõisi ja osalege ka igasugustel hoidiste konkurssidel, ma ei tea, kirsiroosi, ploomiroosi, ma ei tea, murakaroosi, mis iganes võib ju tekitada vahvaid uusi hoidiseid, et minu meelest on aeg meil Kibuvitsa marjade ja sealt edasi natuke liikuda, et miks mitte, eks ole. Tahtsin tegelikult seda öelda, et soovitan kõigil, kellel on nüüd roosid, siis hinge korjake kroonlehti, aga praegu saab mõelda sellele, millega see roosi väetada ja kui sa väetad ikka mingi väga keemilise väetusena, siis see keemia lõpuks tuleb sinna teedesse. Aga kas ilma väetamata ikka ei saa roosi kasvatada? Saab ikka, aga roos lihtsalt armastab rikkalikku mulda ja sel juhul on tal vaja komposti ja kõike muud sellist. Siis on, sa mõtled sellele, millega sa hooaega alustad selleks, et kui sa pärast tahad tarbida seda. Kas hobune on parem kui kana? Hobune on parem kui kana. Kogemused on, et kui on kana, siis on ka väga palju tööd aias. Sest et hakkab hästi vohama, seal on väga suur lämmastikusisaldus. Vesiheina tuleb sealt tuleb igasugust heina kaasa. Hobuse sõnnikuga ei tule nii palju seemneid. Aga meie aeg on jõudnud, teate, see raamat on väga huvitav ja täna saavad kõik, kes siia on tulnud boonusena sellega 20% soodsamad, see teeb peaaegu 10 €, aga raamat on iseenesest väga väärt lugemist, tutvumist. Mina hakkan seda küll läbi töötama, ma olen ainult üks päev on see minu käes veel olnud, kiirelt jõudsin läbi sirvida. Hästi ruttu veel ka korra küsin, kas Inglise roos ikkagi on nüüd meie kliimas kindel minek, et võin usaldada siis? No mina olen usaldanud algusest peale Inglise roosi. Lihtsalt see, et kuivõrd tugevad on ta võrsed, mõni on selline nõtkema olemisega roos ja võib-olla see ei ole meil lühikega suve tõttu siis nii tugeva võrse peal ja püsti on ja
et aga kui selliseid püstisemaid võtta, siis minul nad peavad küll väga hästi vastu ja muidugi kui talv võtab nad rohkem tagasi, siis võtabki tagasi, lõikad maha ja ta tuleb seda suurema hooga tagasi. Pigem on see, et Inglisel roosidel on väga hea geneetiline materjal, sest nad on kõige lähedasemad just vanaaegsete roosidele, sest need paljundusmaterjal tuleb sealt otseselt. Et ta ei ole väga segatud nii-öelda siis Hiina roosidega, teehübriididega ja seetõttu meie Hiinas on ta väga väärtus ja just sellistesse tuulepealsetesse kohtadesse ta üldist tõstu. Ja kindlasti ka sellisesse poolvarjulisse kohta, sest et Austriil on teatud pikk nimekiri, mis sobivad poolvarju, et siis näiteks 5 tundi päikest ja tege üldse. Ja roos sobib kasvatamises ka konteinerisse, ehk siis rõdupotti suurtesse lillepottidesse, ma tean, sul omal on selline terrassikatse on olnud ja siiamaani vist kasvatada, et ka inglased väga palju kasvatavad roose potis, et ja seal on muidugi vahe, kui inglane kasvatab potis, siis ta ilusti hoiab selle poti seal rõdu peal ja mingeid probleeme ei ole, isegi kui ta on natuke väiksem pott, kui meie jätame lihtsalt selle väikse poti sinna, siis ta on järgmiseks kevadeks läinud. Küll aga kui on väga suures potis ja kergelt nagu soojustatud, siis minul pidasid nad vastu ja ma ei pidanud neid ära vedama. Nii, igal juhul Merileni ja Katrini saadusi te võite siit kõik ise välja urgitseda ja ma arvan, et tegevust jätkub siin kindlasti sügiseni ja siin on isegi ka tööriistadest väga hea peatükk sellest, kuidas pahalasi tõrjuda, millega, kuidas neid ära tunda, mis roosil viga on, miks ta ometi teeb nii või teistmoodi, et siis kõike seda saate ise uurida. Imeline raamat, imelised autorid, suur töö on ära tehtud ja me jääme ootama järgmisi käsitlusi igal juhul. See on hästi äge, sellepärast et mina ütleks omalt poolt, et seni ongi väga palju eesti keeles kirjutatud roostest just nagu nende sakslaste ja aretiste poole pealt, aga vähe on moodsad, kaasaegset ja sellist nagu tõeliselt nagu ajakohast roosiraamatut, et see on väga äge, aitäh teile selle eest ja publiku poolt me täname ka autoreid väikese aplaasiga ja siis saab igaüks ka oma saatatud raamatusse küsida ka allkirja, aga kõige esimesena soovisid autorid üksteisele allkirja ära anda raamatusse. Kallis Merilend, selle raamatu kandeahel on saanud rohkem kui teadmised roosidest. Siin on aastaid tööd, ühiseid mõtteid, arvutusi, rõõme ja väljakutseid. Aitäh, et olid selle teekonna kaaslane algusest lõpuni. See raamat ei oleks selline ilma sinu teadmiste, pühendumise ja sõpruseta. Et sügav tänu ja lugupidamine sulle. Ja see oli väga põhjalik. Kirjapist sai juba väiksem, mitte vähem väärikas. Et Katile suure tänutundega. Üks suur verstapost sai paika, palju mõtteid ära kirjutatud ja loodan, et jätsime oma väikese käpajälje Eesti roosikasvatuse ajalukku. Ma jäädvustan ka siis teid aitäh. Meil täna ei ole päevapiltnikku, aga igaüks võib ise teha autoritega pilti, küsida allkirja, küsida ka ära roosi küsimused, sest äkki meil ei õnnestunud kõiki neid teie küsimusi ära küsida ja võib-olla tulite siia spetsiifilise küsimusega ja võib-olla teil on isegi oma roosipilt kaasas, et mis tal ometi viga on. Nii et ma arvan, et täna te saate kõigile nendele küsimustele vastused. Mida ma tahan veel korra ütelda või esile tõsta on see, raamat on raske, kallis, 400 lehekülge, ülihea investeering, sest vaadake, praegu tehakse palju raamatuid mahulisele paberile, mis on öko ja nii edasi, aga seal ei tule piltide värvid nii hästi esile, aga siin on eraldi, ma tõstaksin esile veel kirjastaja pingutusi selle nimel, et ta võttis niisuguse asja ette, sest see on kallis, aga see on väärt ja värvid on vähemalt õiged, eks ole, paberi söön neid ära, nii et see on kindlasti üks selline asi, ma ei ütleks, et taskuraamat, aga kindlasti
käsiraamat, eks ole, jah, käsiraamat, võite ka kotis kaasas kanda. aitäh teile kuulamast ja nüüd on vabam osa, aitäh.